Tere, minu nimi on Virgo ja olen pulmat.ee-st. Ja selle esimese screencastiga tahaks teile tutvustada kohe pulmat.ee võimalusi, kuidas te kohe saaksite pulmat.ee-d kasutama hakata niimoodi, et sellest teile kõige rohkem kasu oleks. Esimese asjana loomulikult soovitan ma teil ennast registreeritud kasutajaks teha. Suur vahe nüüd registreeritud ja külalisena leheküljel olles on just nimelt see, et registreeritud kasutajana te saate ise ka teemasid luua, kõike kommenteerida, pilte lisada, kuulutusi lisada. Kui olete firma, saate lisada ennast ka infokataloogi. Samuti on otsimisel registreeritud kasutajal natuke rohkem võimalusi kui anonüümsel ehk külalisel. Hakkame siit ülevalt pihta. Meie ülemine rida, see ongi seesama menüürida, mida mööda te saate igale poole meie pulmat.ee alamosadesse. On infokataloog, kus on siis hästi palju tegijaid, kes kõik toimivad pulmaturul. On blogid, hästi palju nõuandeid. On foorum, samuti hästi palju nõuandeid. On kuulutused, kus te saate midagi müüa, osta, otsida. On galerii teie pulmadest või tegevustest. Ja on abivahendid, mis on kokku võetud pisikene osa meie pulmat.ee ja pulmat.ee enda tegijate poolt kirjutatud abivahenditest. Nagu näete, avalehel te näete kõiki tegevusi ja kõiki osasid pulmat.ee lehel kompaktsel ja kokku pandud moel. Kohe näha siin on kõik, mis on uut foorumis, see on see osa. Siis kõik viimased blogid järjest. Siis kõik viimased kommentaarid, mis meil on siin olemas nii foorumis kui ka siis blogides. Ning allapoole minnes on meil ka soovituslik lugemine, ehk siis mida meie arvates võiksid noorpaarid, mis meie arvates võiks noorpaaridele huvi pakkuda. Ja siin kõrval näete ka online kasutajaid, et kui te tunnete kedagi kasutaja nime järgi, siis on tore nendega võib-olla suhelda näiteks privaatteadete vahendusel, millest ka me pärast räägime. Ja nagu ma ütlesin, kõige parem on pulmat.ee-d kasutada siis, kui te olete registreerinud kasutaja. Ja seda te saate teha vajutades siia registreeru siin lingile ning teile ette tuleb ankeet. Ja ankeet on imelihtne. Kõik, mis on punase tärniga, tuleb täita. Kui olete selle täitnud, vajutate loo uus konto, siis teile ka uus konto luuakse ning kohe on teil võimalik hakata pulmat.ee-d kasutama registreeritud kasutajana.